ma olen liiga suur fänn, et ma ikkagi tahan uskuda. I want to believe, noh, see on nagu Jaa, X-Files. Switch Files. jah, Switch Files. Tere, minu nimi on Ivo. Tere, minu nimi on Jim. Me tavaliselt ütlesime perekonnanimed ka või? No, Vahet pole. tere, sina oled Krustok. Ja sina oled Ashilevi. Tere, mina olen Ashilevi. Ja tere, see on saade ja tere, see on mitte niisama saade, vaid podcast, mille pealkiri on Popkulturistid. Tubli. Meil on olnud paremaid algusi, ma ütlen kohe ausalt ära. Aga see algus võib-olla polegi nii tähtis. Tähtis on teekond või mis? Ei tea, kas see nagu podcastide puhul kehtib. Elu puhul jah, okei. Aga kui sa ikka alustad halvasti oma uut osa, siis inimesed hakkavad kuulama midagi, mis algab paremini. Nii et... Ma loodan, et nad selle mõne sekundi elavad üle. Ma ei usu, inimestel ei ole aega tänapäeval enam. Ei ole aega raisata. Võib-olla tõesti. See on läinud rong, vahet ei ole. Okay, räägime siis üksteisega nüüd. Nüüd räägime kahekesi. Saade mulle see fail, kui saade on tehtud ja siis ma kuulan seda ja kiidan, kui tore saade. Või laidan. Kõik on võimalik. Aga võib-olla alustaks, et kui keegi üleüldse tahab kiita ja laita või midagi nagu kaasa rääkida, siis alati võib meile kirjutada popkulturistid@gmail.com. Ma lihtsalt ükspäev mõtlesin, et me võiksime seda korrata ja rõhutada, et alati igasugune tagasiside ajab meid elevile ja teeb rõõmsaks ja tekitab mõtteid. Nii et kui teil on mingeid häid küsimusi, kui teil on mingisuguseid soovitusi, me oleme Ivoga siin üks suur kõrv. Või 4 väikest kõrva. Või 4 väikest kõrva. väga, väga tore. Kuule, aga sul on mingi siuke nägu peas, et sa tahad kohe hakata laksima. Milles asi on? Ma täiega laksiks. Võta oma beats välja ja hakka pihta. Ei, ma mõtlesin, et tegelikult ma mainiks veel selle ära, et ma päris tihti käin iTunesis vaatamas, ega meile uusi review'si pole kirjutatud. 2 tükki on kirjutatud, need on mõlemad nii toredad lugeda alati, aga uusi pole kahjuks tulnud. Siuke ka jälle, võib-olla keegi tahab kirjutada, siis ma jälle loen. Et üleüldiselt survestasid praegu niimoodi umbisikuliselt ebamääraselt praegu kedagi meie kuulajatest. Ma lootsin, et me ei survestanud kedagi, aga no näed, ikka loetakse. Isegi mina tundsin survet, ma natuke tundsin, et äkki ma peaks nüüd mingi võltskonto alt kirjutama ise meile review, et see rahulikum oleks. Et sa oleksid veel rõõmsam. Veel rõõmsam. Et sa oleks veel rõõmsam. Jim, ma ei saa olla enam rõõmsam. Räägi, mis sind vaevab siis, miks sa ei saa olla rõõmus? Mind tegelikult vaevab natuke see, et meile tuli pärast viimast saadet selline tagasiside, et sina olid rääkinud sellest, et Tim Ferris ei ole soolapuhuja, aga siis tuli vastukaja, et tegelikult on küll ja ma olen alati ma olen hästi tundlik nendele teemadele, sellepärast, et ma ise olen hästi palju tegelenud vahel ka aktiivsemalt oma elus nagu sellega, et ma püüangi nagu välja tuua seda, et on tõesti ühiskonnas või ütleme maailmas selliseid inimesi, kes räägivad mingitest nii-öelda jutumärkidest tõdedest, mis ei olegi tegelikult väga tõesed ja kelle kuulamine võib isegi natukene kahjulik olla. Et kui ma nüüd mõtlen tagasi meie jutule Tim Ferrise kohta, siis ega tegelikult me seal ju väga teda ühte või teist viisi ei promonudki, et mina ausalt öeldes ei teagi, kes ta on ja see mõte, mida sa tema puhul välja tõid, et see kirjutage oma 3 sellist asja päevas üles, mille eest te tänulikud olete, et see on ju tegelikult väga lahe ja hea mõte. Ja väikse taustainfona siis neile, kes eelmist saadet ei kuulanud või lihtsalt ei mäleta, sest näiteks magas saate ajal paljud inimesed kuulavad podcast'e näiteks, et uinuda, et head ööd neile, kes praegu uinuvad seda kuulates, ilusaid unenägusid teile. Äkki on ahi sisse jäänud? Äkki on ahi sisse jäänud? Sa oled nii õel inimene. Lase kõik see õelus välja endast. Ma tahan kuulda kõike seda, mille vastu sa oled kriitiline. Ma lihtsalt täpsustuseks ütlen, et see Tim Ferris, et ta ei ole mitte mingil juhul mu jaoks mingisugune teenäitaja ega eeskuju. Pigem mulle aeg-ajalt meeldib kuulata tema intervjuusid erinevate edukate ettevõtjatega, muusikutega, inimestega, kes on omas valdkonnas mingit edu saavutanud, sest et nende intervjuude teema on alati see, et mis on sinu edu võti või mis on need praktikad, mida sa järgid, mis on aidanud sul olla produktiivsem ja tublim ja tervem ja nii edasi. Aga see hämaram pool, ma saan aru, Tim Ferrisi puhul on see, et ta on seotud mingite ainete müümisega ja turundamisega ja seda teemat ma ausalt öeldes üldse ei
ei tea ja see ei lähe mulle ka korda, sest et noh, see ei ole see, mis mind tema puhul nagu huvitab üldse. Aga ma tean, et sinu jaoks on kohe nagu sihuke suur suur punane nupp, nagu sihuke tuumanupp on ju, et sa nagu näed, et nüüd siin on vaja hüpata ette, et keegi seda ei vajutaks. Ja ma nagu usun väga, esiteks ma mingis mõttes arvan, et me oleme nagu mingis mõttes meedia, et noh, see, mida me loome, on ikkagi kuulaja kõrvadele, see inimesed kuulavad seda, mõtlevad nendel teemadel ja võivad siit tulevaid soovitusi noh, kuulda võtta, proovida. Ja sellega kaasneb minu arust nagu meediaga alati kaasneb väga suur ja sügav vastutus, mis puhul mind alati nagu ennast õudselt hirmutab see, et kui ma annan mingisuguseid nõuandeid või räägin mingisugustest inimestest, et ma ei taha nagu ise anda halba nõu või nõu, mis võib kellelegi kahjulik olla, et ma ise mõtlen sellele hästi palju, et siis mul nagu tekkis ka selle Tim Ferrissi teemaga, et kui ma vaatasin, et oi, et ta promob mingisuguseid siukseid mõistust ergutavaid kemikaale või asju, mis on olnud juba tegelikult mitmeid aastaid selline teema, et võib-olla noh, inimesed teavad igasuguseid mõistust ergutavaid kemikaale, no kofeiin on kindlasti üks võib-olla kõige populaarsemaid ja kindlasti väga tõestatud toimega, aga nende kemikaalide seas on veel igasuguseid muid ravimeid ja mitteravimeid, mida siis inimestele soovitatakse mõningate teiste inimeste poolt ja ütleme nii, et mina isiklikult ei julge küll nagu oma sellist noh, ütleme meie saates seda nagu soovitusena välja anda või kui siis nagu disclaimer, et kindlasti võib Tim Ferrisel olla väga häid intervjuusid ja mitmed tema nõuanded võivad paljudele korda minna, sest need aitavad neid kuidagi, et inimesed leiavad seal enda jaoks midagi, mis neile toimib, aga kui inimesed, kellel ei ole pädevust või näiteks arstikraadi või midagi soovitavad teistele mingeid ravimeid võtta, et siis ma oleksin küll pigem ettevaatlik. Ühes osas ta reklaamis seenekohvi, muide, sa mainisid, et kohv on tõestatud ajuerguti. Ma ütlesin kofeiin spetsiifiliselt, ma ei tea, kas seenekohvis on kofeiini, kui seal ei ole kohviube. Ma ei mäleta, mida ta seal selle kohta rääkis, aga ta ütles, et see ei pane sind tõmblema nii nagu kofeiin, aga annab ilgelt palju energiat, et mingi jahvatatud seentest mingi kohv. No inimestel on väga siuke, mõtlen, et see sõna energia ka, et see definitsioon on kuidagi jube laiali läinud, et kõik räägivad mingisugustest energiatest ja neid järsku on hästi palju erinevaid, et ma ikkagi alati kipun energiast mõtlema siukses küllaltki füüsika kontekstis, et noh, kofeiin tegelikult ei anna sulle energiat, suhkur annab sulle energiat, kofeiin on erguti, aga noh, ma ei tea, kuidas need seened siis, kas nad siis annavad mingit energiat, mida sa saad metaboliseerida ja see annab sulle, ütleme, noh, kaloreid juurde, et mille arvelt teha midagi või siis ta kuidagi ergutab sind, et noh, ega igasugune erguti paneb natukene värisema ja tõmblema, et siis ma ei tea. No aga kui erguti ergutab sind, siis sa ju tunned ennast energilisemana. Seda küll, jaa. Et selles mõttes kofeiin nagu inimestele ju panebki nagu kuidagi aktiivsemalt. Ei, lihtsalt, et nagu selgita siis, mis see eristus sinu jaoks täpsemalt on, et energia ja ergutus, et need on nagu, noh, et need ei ole sünonüümid, on ju, aga need on ju seotud igatpidi või kuidas? Kas saab olla energiat, mis ei erguta? See on hea küsimus iseenesest. Ma ei ole seda niimoodi endaks lahti mõelnud ja jällegi ma ei ole siin kohal kindlasti ei räägi kui erialaline spetsialist, aga noh, ma ütlen, enda jaoks ma defineerin neid eraldi niimoodi, et kui on mingisugune keemiline kütus, millest minu keha saab kaloreid, ehk siis näiteks ma saan suhkrut või rasva või midagi, mida mu keha oskab lagundada, sellest toota energiat, mis läheb minu rakkudesse, seal seda kasutatakse erinevates protsessides ära ja mu keha toimib seetõttu, et see on energia. Ehk siis näiteks suhkrujook on energiajook, eks ole, et ma saan sealt suhkrut ja see toimib. Kui me räägime ergutitest, siis need nagu ergutavad närvisüsteemi, teevad su meele erksamaks, sa kuidagi, su närvisüsteem hakkab aktiivsemalt tööle ja sa tunned ennast näiteks vähem unisena või vähem väsinuna või noh, see on selline tundeline pool, et see on nagu siuke ergutav mõju. No sa tead ju, mis vahe on sellele, et kuidas su kehale mõjub kofeiin ja kuidas su kehale mõjub üks korralik lõuna, kui sa näljane oled. Ja, ei, see erinevus ongi selles, noh, nagu öeldakse, et
kohv on ju, et juues kohvi sa laenad energiat oma järgnevate tundide arvelt kuidagi. Ehk siis, et ergutad oma närvisüsteemi, aga närvisüsteem selleks, et olla erksam, peab ju kuskilt saama kütust selleks, eks ole, nii et ta nagu võtab selle energia kõik kasutusele kiiremini, kui ta oleks muidu seda teinud. Ühesõnaga, ta kasutab selle päevavaru, ütleme nagu kiiremini ära lihtsalt ja tegelikult sa ei saa kuskilt juurde energiat, vaid lihtsalt see leek põleb lihtsalt eredavalt mõnda aega, eks ole, ja päeva lõpuks sa oled lihtsalt natuke rohkem toss, kui sa muidu oleksid olnud. Et see energia hulk, mis sul oli antud selleks päevaks, see kogus lihtsalt saab rutem otsa, on ju. No põhimõtteliselt ja ütleme, see on siuke hästi lihtsustatud asi, sest tegelikult ka näiteks suhkur mõjub ergutavalt lisaks sellele, et annab energia, et meie keha on harjunud sellega, et suhkur on hea, suhkur on väga selline kiire ja tugev energiaallikas, meie keha on programmeeritud suhkrut tahtma, nii et kui sa näiteks oled pikka aega pole suhkrut saanud, su keha hakkab seda tahtma ja tihtilugu kui sa seda sööd, siis annab sulle ka sellise ergutava mõju, et jess, õigesti tegid, väga hea, söö veel, et see on nagu kõik selline keha biokeemia, millesse pole mõtet hetkel ilmselt laskuda. Aga kas sa seda asja oled uurinud, et miks tee ja kohv nii erinevalt mõjuvad, kuigi mõlemad sisaldavad ju kofeiini, mis on see põhitoimeaine. Miks see on nii, et kohv teeb närviliseks ja paneb tõmblema ja tee on pigem tuntud kui selline nagu rahustav jook? Jah. Et kui see toimeaine on sama, siis kas asi on selles, et sõltuvalt sellest joogitüübist see kofeiin siis kuidagi imendub verre nagu teise tempoga või mis asja? Ma ei ole selle kohta nagu väga sügavuti uurinud, ma tean, et mida ma olen nagu lugenud või kuulnud ja ma ei julge seda praegu hetkel kinnitada, võib-olla keegi oskab kirjutada, täpsustada, et tõesti teest see kofeiin imendub kuidagi aeglasemini või selle mõju on aeglasem, aga mina isiklikult küll ei peaks teed kuidagi nagu rahustavaks joogiks, minule isiklikult mõjub tee täpselt samamoodi nagu kohvi või kohv, kui keeleliselt olla. Jaa, ei, tee, et ka mina tean ka oma kogemusest, et tee mõju võib olla väga erinev, sõltuvalt sellest, mis tüüpi teed sa jood ja kui palju ja millal ja nii edasi. Aga miks sa ikkagi nii närviline oled? Me oleme nüüd siin natuke auru välja lasknud, ma vaatan, sa oled ikka närvis. Millest see tige nägu? Kas see enesaabi teema ikkagi kuidagi ei anna rahu sulle või? Vist natuke mitte, jah. Igasugune selline enesaabi teema mul alati väga kuidagi, millegipärast kuidagi torkinud. Et ma ei ole suutnud võib-olla seda enda jaoks nagu õigesse raamistikku panna ja tihtilugu need asjad, mis sealt tulevad, on pigem sellised, mis panevad mind vahel võib-olla natuke silmi pööritama või vahel isegi natukene hirmutavad mind, et mida sellised asjad meie ühiskonna kontekstis võivad tähendada või kaasa tuua või sellised mõtted ja see nagu paneb mind vahel muretsema. Ma saan aru, miks inimene võib olla murelik, sellepärast, et enesaabi raamatuid võetakse vahel liiga tõsiselt või et inimesed selle asemel, et minna arsti juurde, näiteks pöörduvad mingisuguse enesaabi või mingisuguse esoteerika poole, ühesõnaga tellivad endale kuskilt mingi kivikese selle asemel, et minna ja lasta lihtsalt endale teha mingi protseduur, mis nagu kindlasti nagu teda raviks, on ju. Et ühesõnaga, sellest ma saan aru, kuidas sellepärast saab olla murelik, aga kas sul on olnud mingit nagu reaalset kokkupuudet enesaabi maailmaga, ütleme enesaabi kirjandusega, mingeid konkreetseid juhtumeid, kus sa tunned, et vaat siin nüüd on nagu asi halvasti või et see läks nüüd valesti. Noh, et saad sa aru, et on sul olnud mingit isiklikku kokkupuudet, mis ei ole nagu seotud mingi üldise sihukese nagu halvakspanuga või skeptilisusega, vaid otsese kokkupuutega mingi konkreetse autoriga või mingi enesaabi praktikaga, mis sa tead, et on bullshit, aga näed, et inimesed võtavad tõsiselt ja see mõjub halvasti. Ütleme, mitte selles suhtes isiklikku kokkupuudet ei ole olnud, et ma ei ole kasutanud näiteks, siin on ka erinevaid valdkondi, et võib-olla natuke täpsustame, et kui me räägime eneseabist, mis on suunatud otseselt näiteks füsioloogiliste haiguste raviks, et ma ei ole nendest raamatutest kunagi midagi võtnud, mida ma olen ise siis praktikas
praktikas kasutanud, et minu nägemus üldiselt on see, et kui minu kehal on midagi viga ja mul on vaja spetsialisti abi, siis ainuke spetsialist, keda ma oma kehaga seotud probleemides usaldan, on erialane arst, kellel on nagu töötõend, kes on akrediteeritud, kellel on aastaid kogemusi, vilumust, et tegelikult ma lähenen enda tööle ja asjadele samamoodi, et mina eeldan, et mina oma tööd tean väga hästi, ma olen õppinud selleks väga palju, ma teen seda pühendumusega ja kui keegi tuleb minu juurde ja ta näiteks ütleb, et see kõik, mis sa teed, on vale, et minul on hoopis mingi alternatiiv sellele, aga see inimene tegelikult kuidagi niimoodi kukkus selle teema sisse järsku, ta natuke luges mingisuguseid blogisi selle kohta, ta ei ole tegelikult seda tausta uurinud, ta pole praktikat selles, vaid ta nüüd nagu kuidagi on võtnud selle teema endale südamesse ja hakkab nüüd ütlema, et tee niimoodi ja niimoodi, et see on palju parem, et kui mul on ikkagi nagu põhjust oma kogemuse ja teadmiste baasil arvata, et ta ei ole oma seda teemat ikkagi väga hästi läbi mõelnud, siis mina teda samamoodi ei usalda. Et minu suhtumine teistesse spetsialistidesse on samamoodi, et inimene, kes on ikkagi seda pikalt õppinud, kes on sellega pikalt praktiseerinud ja seda teinud, ütleme siis minule aktsepteeritaval ehk siis teaduspõhisel viisil, et siis teda ma usaldan, teda ma saan usaldada nende küsimustega. Et seega mul nagu endal sellist otsest, ma ei ole proovinud neid praktikaid nagu oma kehal, et kui mul on ikkagi kehas väga tugev põletik, millel on vaja näiteks antibiootikume kasutada, siis ma ei ole nende asemel siis leidnud, et arst kirjutas mulle küll antibiootikumid, aga ma ei taha neid võtta, et pigem ma siis näiteks määrin omale mingisugust suvalist salvi peale või loodan, et mingisugune kivi näiteks mind põletikust vabastab. Et suhteliselt tõenäoline on, et kehal on ju ennast parandavad viisid ka ja keha võitleb nii ehk naa kogu aeg aktiivselt põletiku vastu, et on ka suuresti tõenäoline, et kui ma seda kivi seal peal hoiaks, siis mingi hetk see põletik kaoks, aga et kui sa suunad oma usu sellesse kivikesse, sul on nagu mingi ankur juures, et siis sa vähemalt tunned ennast paremini ja kehal on jälle parem just, et kehal on lihtsam võidelda, sest sa oled nagu, annad talle tuge ise ka oma nagu positiivsema suhtumisega, eks ole. Et see on see pool, mida tuuakse tihti nende just meditsiini poole eneseabi juures välja, et aga mis halba see ikka teeb, inimene ju usub sellesse, ta tunneb ennast seetõttu paremini ja see otseselt ei toovi midagi halba kaasa. Et mõnes mõttes ma olen ka nõus, et kui see inimesele mingit tuge pakub, aitab talle elada, siis tegelikult see ongi parem. Aga probleemid tekivad siis, kui tõesti neid praktikaid kasutatakse päris arstide usalduse langetamiseks ja suunatakse inimesi päris meditsiinilistelt protseduuridelt, mida tegelikult vahel on neil väga vaja, suunatakse alternatiivsete praktikate poole, et näiteks kui inimene, keda oleks võinud päästa vähkkasvajast ei saa õiget ravi ja läheb mingi alternatiivi poole, ta sureb ära siis tõenäoliselt või see haigus läheb tal kehas laiali enne, kui ta saab selle ravi. Või kui lastele näiteks ei anta antibiootikuma, sest on kuuldud halbusid jutte sellest, mida kõik antibiootikumid teevad või samamoodi vaktsiinid, eks ole, et kui lapsi ei vaktsineerita, on see tegelikult mitte ainult sellele lapsele halb, vaid kogu ühiskonnale tegelikult väga halb. Kusjuures eneseabi, esoteerika, need teemad kõik niimoodi põimuvad ja lõikuvad ja jooksevad paralleelselt tihtipeale ja seal kõrval tegelikult on ka religioon vahetevahel. Samamoodi mingisuguse uskumuste kogumina, mingisuguse elamisviisina, elamisõpetusena, mis samamoodi tekitab ju paksu verd ja ajab inimesi tülli ja ajab vaidlema. Ma hiljuti kuulasin koomik Mark Maroni podcastist What the Fuck, kuulasin tema intervjuud James Hetfieldiga, kes on siis teatavasti Metallica frontman ja ääremärkusena kuulasin pärast seda kohe ka Metallica uut albumit ja mõtlesin, et fucking kõva ikkagi, et väga-väga tore. Ühesõnaga, James Hetfield rääkis ka, kuidas tema suhted religiooniga on siuksed keerulised, sest et tema vanemad olid, ma ei julge nüüd öelda, mis see religiooni tüüp täpselt oli. See vist oli mingi kristluse erivorm, pead ei anna, aga igal juhul, et seal oli mingisugune põhimõte, mida ta vanemad järgisid, mis oli meditsiini suhtes väga tõrges ja siuke skeptiline, et see põhimõte nägi ette, et kui sa jääd haigeks, siis sa pead uskuma kuidagi, et sa saad terveks ja siis su keha ise, just see, mida sa rääkisidki, keha ise saab hakkama. Ja kuna ta vanemad väga rangelt järgisid seda põhimõtet, siis Hetfield nägi kõrvalt põhimõtteliselt, kuidas ta vanemad lihtsalt
lahkusid siit elust, kuigi nad oleksid võinud meditsiinilise sekkumise abil elada kauem, eks ole, et ta jäi oma vanematest ilma sellepärast ja see oli tema jaoks lõpuni nagu mõistetamatu, et noh, miks. Ja no see ongi nagu väga huvitav, et miks inimesed ikkagi siis usuvad asju, mida ju ei tohiks uskuda nii-öelda. Ja siit me tegelikult jõuame vaikselt ja üsna sujuvalt tegelikult meie järgmise teemapunktini, milleks ongi ju see faktijärgne ajastu. Hashtag postfact või kuidas see tänapäeval on. Ehk siis teema, millest on väga palju räägitud viimasel ajal ja millest räägitakse ka praegu seoses Donald Trumpiga ja kogu selle ümbritseva temaatikaga, et kuidas inimesed ikkagi lihtsalt valivad endale mingisuguse mõttemalli ja sellega välistavad mingisuguseid asju, mis on faktid, aga lihtsalt välistavad neid, sest et need ei sobitu nende mõttemalliga kokku ja ühesõnaga, et me oleme nüüd defineerinud seda kui mingit sükest faktijärgset ajastut, et inimesi enam ei huvita, kas asi on tõestatud teaduslikult, kas mingi asi päriselt juhtus ajaloos, vaid loeb emotsioon lugu. Ja loeb lugu, jah. Nii et tegelikult see eneseabivärk on ju samamoodi seal ju nii-öelda müüakse lugusid, müüakse nagu mingit sükest teekonda inimesele, et näed, et sa praegu oled ummikus omadega, aga vaata, mina käisin sellisel teekonnal ja loe mu raamat läbi ja proovi ka, et võib-olla see aitab sind. Ja võib-olla aitabki. Mina olen lugenud küll mõnda eneseabiraamatut, mis on nagu, et ma üritan tõmmata maha oma sellist nagu kirjanduskriitiku seda heeblit ja vaadatagi seda lihtsalt kui kellegi blogi, ütleme, noh, et keegi võttis ette mingi projekti, näiteks süke raamat, mille ma leidsin ühest lennujaamast kunagi, autor on Gretchen Rubin ja raamatu pealkiri on The Happiness Project ja selle raamatu sisu on see, et Gretchen Rubin selle raamatu kirjutamise ajal oli siis vist 2 väikse lapse ema ja abielus oma mehega, kellel oli ka mingisugune keeruline haigus, millel noh, pidi olema nagu süke, mille tõelised nagu sellised mille tõeline kahjulik toime alles pidi avalduma nagu tulevikus nagu vananedes. Et püüdis katsetada ja proovida erinevaid elamisviise, mis aitaksid tal nagu väärtustada elu helgemaid osi niimoodi, et need ka kuidagi püsivamalt tema sükest nagu vastuvõtlikkust õnnetundele või tema sükest nagu rahulolu suurendaks. Ja ta tegi igasuguseid asju, ta koristas oma kodu ära, ta, ma ei tea, tegi mingi hea arhiveerimissüsteemi oma erinevatele paberitele, dokumentidele, riietele, asjadele, proovis erinevaid, ma ei tea, võttis mingeid ülesandeid endale peale, et ma nüüd see kuu näiteks pühendun sellele, et ma ei tea, teen oma lähedastele head või teen neile midagi, mida nad päriselt vajavad ja mõtlen nagu, et võtangi ülesandeks nagu teha mingeid positiivseid sükseid nagu liigutusi kellegi teise heaks ja nii edasi. Et tal oli nagu vist iga kuu oli erinev ülesanne ja eks see kõik ju kokku oli süke, noh, võta või jäta või arva sellest, mida sa tahad, aga noh, see oli kellegi katsetus ja seal midagi on ka ägedat nagu, et see on ju väga-väga lahe, kui inimene võtab ette ja katsubki nagu kuidagi noh, elada paremini ja paneb selle kirja niimoodi, et sellest võiks kellelegi teisele ka kasu olla, on ju. Et nüüd kahtlaseks lähebki, on ju, siin selles punktis, kus inimesed hakkavad võtma seda aseainena millelegi, mida tegelikult ei tohiks asendada millegi muuga, on ju. Ja siin ongi väga keeruline rääkides nüüd hüpates tagasi sellesse post-fact temaatikasse, et väga keeruline on üleüldse inimestel tegelikult tõestada üksteisele seda, et mis on päriselt tõsi. Mitte ainult üksteisele, vaid et üldse öelda, et miski on tõsi, ütleme teaduses on väga selge, et tegelikult me ei saagi kunagi 100% kindlalt tõestada, et miski on nii, nagu ta on, vaid me saame kõrvaldada viise, kuidas ta tegelikult ei ole. Seda me saame kontrollida, kas asi on nii või ei ole. Aga öelda, et miski nüüd kindlalt on nii, on väga raske teada. Jah, sest noh,
ajalugu on selliseid vastuolusi ja vaidlusi täis, on ju. Mingid riigid vaidlevad siiamaani nagu mingite teemade üle, mis on lihtsalt nagu sajandeid kestnud mingid teemad, on ju. Räägime siis kas seal Palestiinast ja Iisraelist, räägime kas või Eesti-Vene sellest piirileppest, on ju. Igal ühel on oma versioon tõest, on ju, ja keegi ei taha taganeda ja siis ongi see, et okei, mida me siis teeme, et kas kellelgi on ajamasin, on ju, lähme kõik koos sinna, vaatame, kuidas siis oli, on ju. Noh, et kuna seda ei saa teha, siis hakkabki pihta sihuke teoritiseerimine, kellel on paremaid tõendeid, kellel on vähem veenvaid tõendeid, kõik kes on parem kõneleja? Kes on veenvam. No ja nüüd hiljuti ju, kui Donald Trump pidas oma sellise presidendiks saamise kõne, on ju, siis ilmus meedias neid aerofotosid sellest väljakust Valge Maja ees, kus võrreldi siis rahva hulkade suurust Obama selle samasuguse inauguration tseremoonia ajal ja Trumpi ajal ja siis Trumpi pressisekretär, eks ole, hakkas hurjutas meediat kuidagi, et esitate valesid fakte ja nii rahvarohket inauguration tseremooniat pole siiani kunagi veel olnudki, kui oli see, on ju. Ja siis on need pildid, kus on näha, et vahe on suur, on ju. No ja jällegi, kui sa oled valinud mingi mõttemalli ja sa oled juba ette veendunud, et meedia on kallutatud, siin on mingisugused kahtlased huvid mängus, loomulikult saab selliseid pilte ju ülilihtsasti photoshopida lihtsalt, igaüks 10-aastane laps saab sellega hakkama, on ju. Et ongi, et kus on siis see tõde või kes on see, no et kes saaks olla meie tõe keppi käes. Kes hoiab seda tõe keppi käes, kuna seda inimest lihtsalt ei ole, siis tundub, et on jube raske tegelikult ikkagi hoida ka oma lähedasi libastumast, ütleme näiteks liiga sügavale mingisugusesse eneseabi maailma, kus asjad lähevad juba väga kahtlaseks, on ju, kus ongi, et selle asemel, et võtta antibiootikume, mis on, ma saan aru, ma võin respekteerida seda, kui inimene ei taha võtta antibiootikume. Aga et kui see läheb nagu kaugemale veel, ütleme, kui tulebki see James Hetfieldi case, kus su oma lähedased inimesed, sa näed, kuidas nad surevad su silme all ja sa tead, et see ei pea nii olema, aga nad on lihtsalt võtnud selle endale pähe, et see on see õige viis, kuidas elada, Jumal ütles mulle nii. Või sa hirmutad noori lapsevanemaid, mis on tänapäeval väga, väga levinud, et sa hirmutad inimesi, kellel on äsja sündinud beebid ja räägid sellest, kuidas sinu valikud neile anda ravimeid, mida arstid välja kirjutavad, rikuvad selle lapse elu ära, võivad ta tappa, on talle mürgised ja sa võid tegelikult selle väikse lapse elu väga oluliselt ohtu seada, kui tal tekibki näiteks, eks ole, selle mingi väikese külmetuse olekski täiesti vabalt üle elanud ja see ei oleks mitte midagi olnud ilma ravimiteta, aga tal tekib mingi väga tõsine põletik kopsudes, mis iganes ja ta on riskigrupis ja ta ei pruugi seda üle elada. Just, see on see vaktsineerimise teema, eks ole, mille puhul ma tean ka, et sul on väga kindlad seisukohad selle suhtes ja samas ma tean, et ka minu tutvusringkonnas on ka väga suurt nagu skepsist kogu selle ravimitööstuse suhtes, ütleme üldse nagu, et vaktsineerimine, just see, mida sa just rääkisid, et vaktsineerimine on tegelikult osa suurte, ma ei pea isegi hakkama kordama nagu neid vandenõuteooriaid, et see on jube keeruline, vaata, see on ja ma kujutan ette, kui valus sul eriti veel teadlasena võib-olla seda kõrvalt vaadata. Ma kujutan ette, arstidel on hullem. See on selline õpitud või ütleme intelligentne teadmatus või kuidas see on, mul on endal tihtilugu sellega probleeme. Intelligentne teadmatus. Nagu õpitud rumalus. Ma ei oskagi seda kuidagi paremini väljendada, et sul on kõrgharidus ja sa arvad, et sa oled jube tark. Mul on endal tihtilugu sellega probleem, pean ennast pidevalt kontrollima, et ma ei langeks selle orki, et ma tunnen, et see fakt, et ma olen väga haritud inimene oma meelest, on ju. Et see nagu takistaks mul usaldamast teisi inimesi, kes on minust võib-olla mingil teemal nagu kindlasti palju targemad. Et see, et mina arvan, et ma olen targem, ei tähenda tegelikult mitte midagi. Ja tihtilugu, et arstid räägivadki, et ega need inimesed, kes näiteks otsustavad, et nemad ei taha arstide soovitusi järgida, need ei ole sellised inimesed, kes oleks kuidagi rumalad või saaks aru, et miks neid on vaja teha, vaid nad arvavad, et nad on targemad. Nad arvavad, et nad on haritud inimesed, nad on lugenud väga palju, nad on kuulanud igasuguseid alternatiivseid arvamusi ja nad on piisavalt targad, et ise otsustada näiteks nende asjade üle. Ja loomulikult, ega iga inimene tahabki ise otsustada oma elu asjade üle, oma laste üle, oma pere üle,
aga on palju asju, millel lihtsalt neil ei ole võimekust üldsegi neid asju otsustada ja selleks meil ongi tegelikult ühiskonnas spetsialistid. Mina ei tahaks näiteks, et mina otsustaksin, kuidas ehitada kõrgmaju. See oleks nagu ääretult halb, kui mina ütleksin, et no ma ei tea, et ma olen näinud, et tavaliselt vist betoonis tehakse, eks ole, et ma ei tea, et pange siis nagu mingid paneelid püsti ja siis paneme sinna mingi katus ka peale ja küll ta seisab, eks. See ei ole hea. Isegi kui ma loeksin internetist mingeid blogisid ja raamatuid ja nagu hullult loeksin selle kohta kuskilt mingitest suvalistest allikatest. Isegi siis ma ei tahaks, et mina seda maja üles ehitaksin. Ja ma usun, et mitte keegi ei tahaks seal majas ka elada. Et selles suhtes ma nagu tegelikult tõmbaksin natukene siin seda piiri. Sealjuures ka, et kui me räägime sellest eneseabist ja kui me räägime nagu sellest, mis osas inimesed tahavad nagu kontrolli oma elu ja oma otsust üle võtta. Et mul on natuke nagu kahju, et see eneseabi kõik on kuidagi nagu ühte potti läinud, et see on ka arusaadav, et kui me räägime vaimsest tervisest, kui me räägime füüsilisest tervisest, kui me räägime nagu sellest, mida tähendab inimene olla, need kõik on ju omavahel seotud, see ongi nagu kõik üks ja sama asi ja kui meil on probleeme vaimse tervisega, tunneme ennast füüsiliselt halvemalt ja vastupidi ka ja inimesed püüavad nagu kõike parandada, nad tahavad lihtsalt olla õnnelikumad ja oma eluga paremini hakkama saada ja tegelikult me tahame seda ju kõik. Ja eneseabi nendes nii-öelda raamatutes või olenevalt sellest, et kuidas nad on kirjutatud ja kelle poolt ja mis teemad need on, et nagu sa ise ka välja tõid, et seal on palju väärtust, mida tegelikult kaasa võtta, et need inimeste lood, see, kuidas nad on ise millegiga hakkama saanud või mingid raskused ületanud, sellel võib olla tõsine nagu kasu, aga neid kasusid, mida inimesed nendest raamatutest püüavad saada, neid on väga palju ja need ei ole alati nagu sellised kasud, mida me nagu väga peaksime hindama, et juba kas või sa tahad inimestele müüa näiteks oma mingit väga kallist alternatiivset teraapiat, siis muidugi sa tahad ju seda promoda ja näidata, et räägitakse sellest ravimitööstuse konglomeraadist, kes meid kõiki kontrollib ja see äri, mis on meeletult suur ja miljardid dollarid ja kes tahavadki, et me haiged oleksime. Seal samas kõrval ei ole mitte palju väiksem alternatiivravi äri, kes tahab, et me nende asju ostaksime. Vitamiini äri, igasugused toidulisandite äri, alternatiivsed meditsiiniseadmed, mis iganes, see on meeletult suur äri ja samamoodi miljarditesse dollaritesse ja globaalne korporatiivne äri. Seal on väga sügavad ärihuvid, et sa ei usuks arste, samamoodi nagu vastupidi. Et ma nagu tahaks, et tegelikult inimesed nagu võtaksid kuidagi need asjad nagu mõnes mõttes lahku, et loomulikult on kasu sellest, kui sa loed sellest, kuidas keegi inimene nagu otsib õnne ja püüab seda leida. Aga võtta nüüd tõsiselt seda, et näiteks keegi inimene otsustas, et temal antud juhul näiteks mingi haigus läks ära seetõttu, et ta tegi mingit alternatiivset asja, ei käinud arstil. Et võtta seda nüüd selle tõe pähe, et tõesti mina peaksin ka samamoodi käituma, et see ei ole lihtsalt mõistlik, sest sa ei tea kunagi, mis sellel inimesel tegelikult oli või kuidas ravimid oleks toiminud või mida, sa lihtsalt ei tea selle kohta mitte midagi. Et see mind vahel kõige rohkem hirmutabki, sest olgem ausad, inimeste enda valikud on nende enda valikud ja sellest täiskasvanud inimest ei saa kuidagi süüdistada. Ja ma olen ise ka aastatega väga üritanud eemale tõmmata nendest teemadest, need ikkagi vahel torgivad mind ja ma nagu püüan ennast tagasi hoida, et nendest mitte väga seletada ja sõpru kaotada ja vihaseks teha ja mingeid tüütuid Facebooki vestlusi pidada, sest ma ütlen, inimesed teevad ise oma otsused, nad on täiskasvanud inimesed ja sa ei saa inimesi ümber veenda faktidega. See on see post-fakt maailm, nii ehk naa ei saa. Sa ei saa inimesiga vaieldes ümber veenda, tegelikult sa süvendad nende arvamust. Kui sa inimesega vaidled, sa teed tema enda arvamust tugevamaks. Ja see ma olengi sellest sellest ennast tõmmanud, aga üks asi, mis mind alati siiamaani on väga torkima jäänud ja milles ma tihtilugu ei oskagi kuidagi seda rahu leida, on see, et kui ikkagi laste puhul need asjad on, et kui vanemad teevad oma laste eest siukseid ohtlikke meditsiinilisi otsuseid, et see mind alati väga hirmutab. Ma olen täiesti päri sellega, mis sa räägid ja tegelikult rääkides sellest post-fakt fenomenist, ütleme, oli huvitav jälgida ka seda, et millised olid inimeste siuksed sõnavõtud pärast seda, kui Trump sai valituks. Et oli palju sellist juttu, et nüüd on aeg mobiliseeruda ja tõesti hakata muutuda aktiivsemaks selle nimel, et suunata ühiskondlikku debatti mingisuguses paremas suunas, mingis empaatilisemas, kaasavamas suunas, on ju. Ja teiseks, et ärme raiska nii palju enam aega vaidlemisele, et kuulame nüüd.
see oli sihuke huvitav sihuke ettepanek, mida ma nägin siin ja seal ja ma mõtlesin, et mida see siis nagu tegelikult tähendab. Et mida see tegelikult tähendab, et Facebookis ma ei tea, kas ma üldse kunagi olen viitsinud kellegagi vaielda Facebookis, ma ei tea, hakata nagu kommentaariumis seal mingeid pikki dialoogi pidama. Vist mitte ma olen kunagi. Kahjuks viitsinud, see ei ole mõistlik. Et see ei ole üldse mõistlik, ma olen kunagi ühes foorumis või sellises kommentaariumis nagu väga pikalt vaielnud ja see oli sihuke vaidlus, mis kestis vist üle nädala, niimoodi, et ma pühendasin rajult aega ja energiat sellesse, vormisin oma lauseid ja sõnu niimoodi, nagu mõni mees vormib mingit kirikumaali või mingit kuradi vormib skulptuuri, vormib mingit seda, mis on see kaunistus katuse räästa all vahel, mõningatel majadel on siuke pits, vaata või siuke. ma ei tea, ma ei ole kunstiajaloo tundi väga hästi endale sisestanud. no igal juhul, et ma panustasin jube palju sellesse ja mõtlesin, et see viib kuhugile ja see lihtsalt viis aina sügavamale sinna auku nagu, et see lihtsalt viis lähemale nagu läbipõlemisele. Et see on täiesti õige, et vaidlus ei ole nagu tulemuslik vestlusvorm tegelikult. Vaidlus on alati sihuke oma seisukoha kaitsmine kuidagi iga hinna eest ja kuidagi sihuke oma eneseuhkuse kaitsmine ja nii edasi, et see on sihuke nagu rindade kokku nagu põrgatamine, sihuke nagu kummisrindade, et mitte nagu naiste rindade kokku põrgatamine, nagu Pamela Anderson Baywatchis, kui ta jooksis või noh, mitte nagu nii, vaid mul on nüüd mingid pildid peas. Vaid ma pidasin silmas jah, sihukest nagu ma ei teagi enam, mida sinu, mul on see on selline nagu pigem see julge hundi rind, mis on rasvane, mida tuleb kokku taguda, et sihuke tugev rind, et näidata oma võimu teise üle. Nagu, no nüüd sa räägid julgest hundist, ma ikkagi näen neid nagu päiksekreemiga üle õlitatud Andersoni disse põhimõtteliselt. Me vist peame selle teema lõpetama. Ma tegelikult tahaks sult küsida siin lõpus, aga kuidas me üldse teame, et mis see tõsi on või kui sa nagu kuulad seda juttu, mis ma räägin, sinul tekib võib-olla täpselt samamoodi kahtlus, et aga see Ivo siin ju seletab midagi, eks ole, arstidest ja ravimitest ja et neid peaks nagu uskuma. Kes see ütleb, et see, mis tema ütleb, miks see peaks tõsi olema? Kuidas me üldse teame, mis tõsi on, et võib-olla igaüks loob oma tõde või mis asi see tõde on? No vaata, tõde moodustub erinevate jõudude koosmõjul. Tõde on miski, millesse me peame ikkagi uskuma, on ju. Ja noh, on ju, ongi see... Ma vaidleks väga sügavalt vastu. Oota nüüd. Hoia oma hobuseid tagasi. Hoia oma rind tagasi. Hoia oma, jah. Nii. et ma tahtsin öelda seda, et see ongi see postfakti probleem, et tõde on ikkagi, tuleb välja, et tõde on asi, millesse sa et ei piisa ainult sellest, et sul on tõde, vaid sinna peab juurde käima ka sinu usk sellesse, sest muidu sa ei võta seda tõde tõsiselt, sa usud midagi muud selle asemel ja ongi kõik. Noh, et see on see, millest me oleme varem ka rääkinud, et on see nagu reaalsus, mis on nagu päriselt see mingi alusreaalsus ja siis on see tõlgendus, millega me sellele läheneme erinevate inimestena, on ju. Ja kuna kõigil on nii palju erinevaid neid oma tõlgendusi, siis me kogu aeg kraaklemegi ja sõdime ja oleme tülis. Et noh, halvemal juhul. Et see ongi see probleem ja see postfakti ajastu on selles mõttes nagu väga sihuke normaalne, sihuke infoajastu häda selles mõttes, et meil ei ole mitte kunagi olnud nii suurt hulka infot käepärast iga sekund, ükskõik mis teema kohta. Ja paratamatult inimeses tõstab pead mingi sihuke kaitsemehhanism, sa tahad ju ikkagi orienteeruda, sa tahad saada aru, mis toimub, sa ei taha päris nagu segi minna peast ja siis sa hakkadki väga nagu valikuliselt kuidagi, ühesõnaga paned kokku mingi oma maailmamudeli, nagu võtad natuke siit, natuke sealt ja tekibki sihuke mingisugune mitte väga nagu pikkade traditsioonidega, mitte väga sügavale ajalukku ulatuv nagu mingisugune oma filosoofia, saad aru, mis on natuke nagu juurtetu, et sa oled selle pannud kokku nagu mingi nunnu pildi, mis sulle meeldib, mis tekitab head emotsiooni, aga see ei ole enam see asi, mis nagu
võib-olla kunagi kuskil, ma ei tea, elasid mingis kalurikülas ja seal usuti nagu 10 sajandit järjest ühte ja sama asja nagu kuidagi saad aru, et ja midagi suurt nagu ei muutunud, on ju, et ei olnud seda mingit tehnoloogilist hüpet, et nagu 10 aastat läks mööda ja järsku inimesed said juhtmevaba internetti kasutada ükskõik kus, on ju, vaid seal oligi niimoodi, et need tööriistad olid samasugused, ma ei tea, sa kasutasid mingit oma vanaisa, mitte vanaisa, vaid mingi vanaisa, mingit haamrit või mingisugust, mida iganes, mingit muud tööriista, on ju, saad aru, et nagu, et see, mis praegu toimub, need muutused tehnoloogias ja see info kättesaadavus on ajanud meil pead segi ja tegelikult rääkisin ühe väga targa ja väga hea kirjanikuga, kes ütles, et arvab, et inimesed lihtsalt ei olegi nagu valmis selleks ajastuks, milles me end leiame selles mõttes, et me tegelikult ei tea, mida internet päriselt meiega teeb. Me teame, et see on jube äge ja see on jube vajalik ja me sõltume sellest üha rohkem ja sellega seoses soovitaksin kusjuures vaadata Netflixist täitsa kättesaadav. Minge netti, vaadake sarja. Netflixist, internetist vaadake Werner Herzogi dokumentaalfilmi, mis on üsna värske internetist. Kui panna otsingusse Werner Herzog ja internet, siis juba leiad üles. Ja väga kihvt oli seal nagu kuulata neid erinevaid inimesi, kes nagu väga erinevatest valdkondadest lähenesid internetile. Seal oli ühest küljest Elon Musk rääkis sellest, mis on üldse inimkonna tulevik ja kuidas, et kas internetti on lihtne või keeruline Marsile saada ja vastus on, et lihtne ja nii edasi ja siis näidati seal inimesi, kes ei saa elada harilikus linnakeskkonnas ega isegi maapiirkondades, vaid neile on eraldatud mingisugune spot kuskil vist Ameerikas, kus ei ole raadiolaineid, sest et neil on mingisugune allergia või ühesõnaga mingi laine talumatus, väga huvitav. Nad usuvad, et see mõjutab neid, jah? Ja no ma näen seda äärmist skeptilisust su näol, aga lihtsalt väga raske oli vaadata neid kannatavaid inimesi, mis iganes on nende hädade põhjus, väga halb, mis iganes on nende hädade põhjus, on see psühholoogiline või päriselt nagu bioloogiline, füüsiline, mina ei tea, aga nagu väga kurb oli vaadata, kuidas nad kannatavad ja kuidas nad elavadki seal lihtsalt omaette, on ju. Et noh, kokkuvõttes on ju, et see interneti tulek, see on natuke nagu, see on siuke asi, et keegi seal interneti dokis ütles ka, et kui praegu vaadatakse tagasi praegusel ajal ja siis nad ütlevad, et see on interneti see tume ajastu või see pime ajastu ja noh, ta seostas seda sellega, et see on puhtalt sellepärast, et interneti algusest ei jää alles mingeid nagu dokumente ega asju, et me ei näe, kuidas see kõik nagu arenes või mis otsuste tagajärjel ja nii edasi, et need interneti alustalad pandi paika emaili teel ja noh, et see kõik kaob ja nii edasi. Et me kõik kompame alles. Ja me alles, aga noh, samas kui seda laiendada, seda mõtet, siis tõepoolest ongi tume aeg selles mõttes, et ega me ei tea, mis supervõime see praegu meile nagu sülle langes ja mida see päriselt meiega teeb ja me näemegi mingeid imelikke asju, mis juhtub, et ongi, et me näeme, kuidas valitakse president USA-s, kes ei ole kõige populaarsem, aga kes ikkagi nagu võidab, sest et nagu see süsteem kuidagi nagu lasi sellel juhtuda ja inimesed olid väga šokeeritud, sest et tuleb välja, et me elamegi täiesti erinevates infomullides ja ühed tarbivad ühte versiooni tõest, teised teist ja mõlema jaoks see on võrdselt tõene, kuigi tegelikult ju noh, ei saa ju olla, aga asi ongi selles tõlgenduses. Me ei lase lahti oma tõlgendustest ja me peame oma tõlgendust tõeks, kuigi tegelikult tõde on alati see, mis on selle tõlgenduse, noh, mis kutsub esile seda tõlgendust, eks ole. Aga kuidas nüüd läheneda tõele nagu ilma selle tõlgenduse kõverpeeglita, kuidas minna selle puhta tõe juurde? No, ma arvan, et see on see võtmeküsimus, millega sadu filosoofi on hauda läinud. Aga tegelikult meil on ju see meetod olemas, meil on teaduslik meetod, mis aitab meil vähendada, ütleme, kas ei olegi midagi muud kui võimalus vähendada oma enda uskumuste osakaalu, oma enda eelarvamuste osakaalu nendes tulemustes, mida me maailma kohta teada saame. See on nagu meetod, mis on töötanud väga pikka aega, väga edukalt, tänu sellele me elame üldse sellises maailmas, kus on internet ja satelliidid ja ravimid ja meie eluiga on pikenenud 40 aastat, eks ole. Et see on ju, see meetod on alati olemas olnud. See, mis sa kirjeldasid, on tegelikult väga hea ülevaade sellest, et noh, nagu meil on see uskumus nagu tänapäeval, et tõde on justkui see, mida sa usud või et sa lood selle tõe endale või tõde peaks hoopis tulema, nagu sa
teine ütlesid, et sellest uskumusest või ütleme traditsioonidest, et Kaluri külas arvati 100 aastat, et asi on nii, ega see teda ju rohkem tõeseks ei tee. See teaduslik meetod on võib-olla selles suhtes halb, et see seostab ära kõik selle nagu tõe ja annabki selle nii-öelda tõekepi mingisuguse grupi inimeste kätte, et justkui need teadlased on need ainukesed, kes seda tõde saavad teada, saavad uurida ja anda maailmale ja see on hästi negatiivne, ma arvan, et see on nagu ka seotud selle koolisüsteemiga, kuidas me õpetame inimesi, et me õpetamegi justkui, et meil on mingid faktid ja sina tuubid neid pähe ja see ongi õige, et inimesi ei õpetata küsima, ei õpetata kahtlema ja kui nad üks hetk nagu sellest süsteemist välja tulevad, siis nad justkui nagu usuvadki, et kõik, mida sa kuuled, võibki fakt olla ja see, et see asi on nüüd koolis õpetatud või seal raamatus kirjutatud või tolles, nad on kõik nagu võrdsed ja küsimus ongi selles, mida sa valid. Ja see on hästi paha, sellepärast et see ei ole tegelikult see, millel teadus põhineb või kuidas me üldse peaksime maailmasse suhtuma. Maailmasse tulebki pidevalt suhtuda sellise küllaltki tugeva skeptilisusega või see on nagu, me peame nagu aru saama, et meie inimestena oleme üles ehitatud nii, et me tahame saada maailmast sisendit nii, et see meile kuidagi loogiline on ja see on meile loogiline tänu sellele, nendele mõtetele ja mudelitele, mis meie oma ajus on ja see tegelikult väänab seda nii-öelda, seda, mida me näeme päris oluliselt. Siin on väga palju huvitavaid katseid, kas või selle kohta tehtud, inimesed kipuvad arvama, et näiteks kui keegi näeb, et midagi juhtus, ma nägin oma silmaga, siis see on väga hea tõendusmaterjal, et kohtunik justkui peaks uskuma inimest, kes ütleb, ma nägin oma silmaga, et näiteks see mees sõitis sellele teisele inimesele autol otsa. Aga tegelikkuses, kui me nagu reaalselt nagu uurime ja analüüsime seda, siis tuleb välja, et tegelikult inimesed ei tea, mida nad näevad ja eriti ei tea, mida nad näevad veel tagantjärele mõeldes. Just, inimese mälestused on fantaasiavili suures osas. Suures osas ja mida rohkem on ka näidatud seda, et mida rohkem inimene ühte lugu räägib, seda rohkem ta A hakkab seda uskuma ja B seda suuremaks ja grandioossemaks see lugu läheb. Ja ta toimetab seda pidevalt. Ja mida rohkem sa mõtled sellele, seda rohkem see erineb sellest, mis reaalsuses juhtus. Nii et kui sa 40 aastat hiljem mäletad oma pulmapäeva võrratu päevana, parima päevana su elus, kus sind kanti roosidel üle viljapõldude ja mida iganes, siis sinu mälestustes see ongi 100% tõsi, kuigi reaalsus sellest ilmselt erineb suuresti, sest sa oled selle oma peas juba. Sest sa ei saanud ju ometi olla oma pulmapäeval õnnelik päriselt. Ei, ma ei ütle, sa võisid olla täiesti õnnelik, aga sa oled selle ehitanud omale veel 10 korda õnnelik. Ja sa oled seda toimetanud, stiliseerinud, sa oled teinud sellest kõige ilusama mälestuse. Mis ei ole otseselt paha, aga kui me nüüd räägime sellest, et meil on näiteks teada vaja saada midagi väga olulist maailma kohta ja kui me kuuleme siin, kuidas inimesed poliitikas räägivad, et see on paha, et me elame selles posttõde või postfakt maailmas, sellepärast et see tekitab väga ohtliku olukorra maailmas, siis me räägime tegelikult sellest, et on tõesti asju maailma kohta, mida meil on vaja objektiivselt, reaalselt teada sellel nagu baasfakti teadmisel. Meil on vaja teada, kas kliima soojeneb näiteks või kuidas meie käitumine mõjutab keskkonda. See on ääretult oluline asi, mida teada, sest kui me sellest lähtudes ei tee poliitikaid, siis see võib väga oluliselt mõjutada meie tulevikku. Meil on vaja väga-väga täpselt teada, mis ravim mõjub, kellele, kuidas, sellepärast, et kui me inimestele anname valesid ravimeid või teeme valesid otsuseid nende tervise osas, siis see võib neile väga halvasti lõppeda. See on ääretult oluline, et me väga-väga täpselt teame, mida me teeme ja arstid teevad vigu samamoodi, eks ole, et see on ka arusaadav, teadlased teevad vigu. Aga miks ma võin nagu julgelt väita, et mingi asi näiteks on tõene, on see, et mul nagu õppinud teadlaseks, ma olen õppinud väga tugevasti alla suruma seda, et ma mõtleks asjadest uskumuse mõttes. Ma olen endas nagu aktiivselt igas asjas mõtlen, et kas ma usun, et kliima soojeneb või mul on piisavalt faktuaalset infot selle kohta, et kliima soojeneb näiteks inimese mõjul. Kas ma usun seda, et mingi ravim toimib või on olemas maailmas piisavalt nagu väga hästi läbi viidud uuringuid, et see ravim toimib. Ja siis see uskumuse hetk kaob ära, mistõttu mu esimene reaktsioon sellele lausele, et tõde on see, mida sa usud, oli väga nagu selline tugev, et nagu minu meelest inimene võib uskuda, mida tahes, see ei muuda fakte mitte kuidagi. Valguskiirus on ikkagi konstant, hoolimata sellest, kas sa usud, et ta muutub või on väiksem või suurem, et see ei muuda tegelikult seda reaalsust. Just. Ja ma mõtlen, et selles osas nagu ongi ääretult oluline, et me õpiksime neid küsimusi esitama ka endalt, et miks me usume, kas miski on tõsi. Ja mida me usume ka näiteks teaduse pähe, sest hea teadus, see milline teadus peab olema, on pidevalt
pidevalt kritiseeritav, on pidevalt uuristatav, kõige paremad teooriad saavad alguse, saavad oma aluse läbikukkumistest, teadlased peavad tööd tegema pidevalt läbi kukkudes ja pidevalt arvestades sellega, et nad eksivad ja ainult siis saame me seda tõde teada, sest nagu me siin tegelikult saadet alustasime, ega teadlased ei otsi seda, et mis on õige, vaid nad üritavad välistada kõike, mis on vale, sest sa saad kindlalt öelda, et tõesti, ma tegin väga palju katsetusi, ma uurisin selle läbi ja see ei toimi nii. Sa võid öelda, et väga suure tõenäosusega toimib niimoodi hoopis. Aga sa kunagi ei saa öelda, et jah, ma tegin kõik katsetused maailmas läbi ja on niimoodi, sest alati võib kuskil olla midagi teistmoodi. Alati võib miljonis katse tulla välja teistmoodi kui varasemalt 999 katset ja sellega lihtsalt peab arvestama. Aga hea teadus, head faktid, see, millel me peaksime oma maailmas nagu kõige olulisemad otsused, mis peaksid selle põhjal tehtama. See on ikkagi see, mida me oleme, mitte see üksik inimene keegi, kes on seda uurinud, on välja mõelnud, vaid see on nagu sellise kogukonna töö tulemusena, mida kõik on uurinud ja kritiseerinud ja katsetanud ja proovinud ja ikka tuleb välja, et on asjad nii. Et see on see alus, millest nagu ma leian, et on väga oluline lähtuda. Ja see on see, miks see nii-öelda posttõde või postfakti maailm nii paljusid hirmutab. Et kui me läheme jällegi narratiividele üle, kui me läheme selle mõtetele, kes räägib kõige ilusamat juttu või kelle lugu tundub kõige toredam meile, et siis me tegelikult teeme endale väga suure karuteene. Aga siiski selle teema lõpetuseks tsiteeriksin Laur Kaunissaare laulurida ühest lastelavastusest. Maailm on jutt, ta räägib, aga millest? Väga hea. Kuule, aga kas sa vaatasid Nintendo Switchi esitlust? Ma pean ausalt ütlema, et ma seda esitlust ei vaadanud. Ahah, kuigi sina olid see inimene, kes saatis mulle kohe küsimuse, et no, yeah. Ja siis ma sain aru, et ma olen midagi väga olulist maha maganud ja siis sa täpsustasid, et jutt käib Switchist, on ju, et ma olin kogu aeg oodanud seda päeva, millal siis see Switch nüüd nagu välja tuuakse sealt Nintendo Safe'ist. Lõpuks see juhtus 12. jaanuaril aastal 2017 ja väga tore oli. Kogu see esitlus oli nii tobe ja tore. Mulle nii meeldis. Aga sa vaatasid nagu selle ettekande läbi, sest et see on eriti pikk, see oli umbes tunnine üritus ja see formaadilt sarnanes sellele, nagu nad ikka on, nagu kõik need suured tooteesitlused on, et see on juba siuke sisse töötatud formaat, kus põhimõtteliselt näidatakse mingit asja, mingit uut läikivat asja võimalikult mitmekülgses ja köitvas valguses. Köitvas valguses kõlab huvitavalt. Ühesõnaga, et aga tore oli see, et see oli tehtud mingi imeliku siukse nagu jaapaniliku ujeda samas kelmika kiiksuga. See on tõesti väga huvitav kirjeldus. Et neil oli nagu, nad kuidagi nagu jaurasid seal laval rohkem kui näiteks mingil Apple'i üritusel jauratakse. Ja need naljad, mis nad seal tegid, olidki nagu korraga nagu nii nagu nõmedalt ja kuidagi nagu abitult nohiklikud, aga samas nagu nii kuradi nunnud. Aga see ei olnud nagu piinlik, nagu mõned Samsungi üritused on olnud. Ma ei ole neid vaadanud, neid Samsungi üritusi, aga see kõlab natuke piinlikult. Aga ma ütlen, see oli kogu aeg oli siuke nagu piinlikkuse ja laheduse segu. Siuke piirimail. Võib-olla sa vaatasid seda läbi sellise fänniprillid, et kindlasti. Iga normaalne inimene oleks vaadanud, et see oli kohutav ettekanne. Sina mõtled, see oli siuke kelmikas. Ei, ma arvan, et see oleks tundunud paljudele kohatu, aga lihtsalt seal nagu, no ma ei tea, et hakatakse Splatoon 2 promoma, mis on siuke nagu veesõjamäng, aga vee asemel pritsitakse värvi üksteisele peale ja seda saab mängida online'is, see on vist nagu väga oluline osa sellest mängust, et see online feature. Ühesõnaga, et ja point on siis selles, et kas sinu võistkond saab selle mänguväljaku plätserdada täis oma värvi rohkem kui teine võistkond on ju, kes võib-olla plätserdab mingit teist värvi sinna. No ühesõnaga. Ja siis tuli sinna lavale jälle see esitleja, kes oli mingisuguse valge siukse laborikitli pannud selga ja kaks siukest suurt nagu veepritsi või siukest nagu värvipritsi oli tal käes ja siis ta nagu kuidagi rääkis hästi kummaliselt sellest mängust ja siis niimoodi, et oma ettekandele mingit nagu rütmi anda, siis vahepeal võttis sisse sellise nagu ründava, tulistava poosi, kus ta nagu pea oli alla pandud ja käed ette sirutatud nagu härjasarved ja siis ta hõikas nüüd Splatoon 2!
ja siis see oli nagu nii imelik asi, mida teha, on ju. Jaa. ta tegi seda mitu korda ja fotograafid pildistasid seda samal hetkel, et see oli siuke Okei. nagu plakati moment natuke, Jaa. on ju. Kõik need mingid, et kuidas seda pulti esitleti, et nüüd see pult on ju, et on jälle siuke liikumissensoritega, no nagu kõik puldid Ega on, aga nad lehmalüpsmismängu ei temanud laval. on tulemas selline või? Seda ma nägin nendes hiljem, tähendab, mina seda ettekannet ennast ei vaadanud, aga ma vaatasin neid hilisemaid videosid, et seal on siuksed minimängud jälle, Nintendole meeldivad need minimängud, mis aitavad demoda nende neid igasuguseid motion control ja muud siukseid asju, et seal on siis nende, kuna need uued puldid on siuksed pisemad, mitte nagu need vanad, need Wii nunchuckid või kuidas neid kutsuti, et siis need on siuksed pisikesed, siis sa saad niimoodi sõbraga istuda niimoodi vastamisi teleka ekraani ees ja siis lüpsta lehma niimoodi kätega ülevalt alla liikuda, siis vaatate, et kumb kiiremini jõuab lehma ära lüpsta. See näeb küllaltki selline kentsakas välja. Hästi valitud sõna. Aga laval kentsakas. Siis, nagu ma aru saan, seda ei näidatud. Lüpsmist seal ei näidatud, seal näidati igasuguseid muid asju, kuidas sa saad mängult panna kujuteldavasse klaasi jääkuubikuid, et pult teeb sellist häält, nagu teeks klaas, mille sisse kukuvad jääkuubikud ja siis sa saad täitsa nagu aru, et nagu olekski jääkuubik. Sellest ma ei saanud aru, miks see nagu mingi asi on, mida üldse keegi võiks vajada, aga ma saan aru, ma saan aru, et see on selle puldi funktsionaalsuse demonstreerimine ja nii edasi. Kokkuvõttes ma jäin selle ettekandega või selle show'ga rahule. Minu arust see oli väga mõnusalt tobe ja imelik ja väga ootan Switchi, kui me mõni saade tagasi rääkisime sellest, et ma ütlesin, et ma arvan, et see jääb Nintendol viimaseks konsooliks, siis ma nüüd enam nii ei arva, sest et mulle tundub, et nüüd nad on ikkagi kütnud üles päris palju elevust, mis on alustuseks väga hea. Nad tulevad välja hetkel, kus neil ei ole tegelikult nagu värskeid konkurente, ehk siis nad astuvad siuksele nagu pooltühjale mänguväljakule. Nende see konsooli hind on pisut kõrgem kui loodeti, nagu ma aru sain, aga see jääb vist ikkagi nagu alla $300. Ma ei tea, mis ta eurodes hakkab olema, see võib olla üle €300 ikkagi, kui ta jõuab nagu Eestisse, on ju. Ma vist olen nagu jutte kuulnud, et ta võib ikkagi kuhugi sinna €300 kanti tulla. Minu jaoks see hind polegi nii hull. Ma tean, et loodeti seda $250 või $249, aga palju hullem tundus minu jaoks see nende lisatarvikute hind, et kui sa tahad omale lisapulti osta või lisatarvikuid selle seadme osta, need olid jube kallid ja ütleme näiteks osta siis omale see, veel üks lisapult oli ikka $20 kallim kui konkurentidel. Et see nagu tundus selline natuke negatiivne asi ja jällegi neid lisateenuste hinnad, mis on need võrgu mängimise teenused ja asjad, need olid ka kuidagi juurde tulnud ja tekitasid siukest natuke kahtlust, et kas nad ise endale, ütleme, nad ei ole turuliidrid. Neil ei ole, ma tean, et nad üritavad olla üldse oma turul, et nad üldse ei konkureeri ei PlayStation ega Xboxiga ja seda on näha ka nende riistvaral, et tegelikult ütleme sellisel jõudluselt ja nende mängude osas, mida müüakse PlayStationile ja Xboxile ja millega neid konsoole müüakse, sellel turul nad ei konkureerigi. Aga laiemas mõttes, et sellel turul, et meil on inimesed, kes on nõus midagi mängima ja nad nüüd otsivad omale nagu väljundit, kas nad leiavad selle siis oma nutitelefonis, tahvelarvutis, arvutis või mingis konsoolis, sellel turul nad kindlasti konkureerivad ja peavad seal ka nagu ütlema, mis neil on hea ja tegema selgeks, et miks just neid valida ja kui nad nagu keeravad kuidagi rohkem peale seda lisakulu, mis selle platvormiga kaasa toob, et see võib kuidagi negatiivselt mõjuda. Ja selle online teenuse osas ma kuulasin just YouTube'ist ka ühe fänni sellist väga kurja ranti teemal, kuidas Nintendo on et nad on ühed ihned motherfuckerid põhimõtteliselt, et see online teenus, mis võiks olla maailma kõige ägedam, selle nad ise keeravad, ise teevad halvaks põhimõtteliselt sellega, et nad on nii ihned, nad ei anna piisavalt palju inimestele selle raha eest, mida nad neile maksavad. Et mingi näide, et vist kuumaksu alusel antakse sulle näiteks üks retromängu ROM, ehk siis sa saad mängida oma sellel uuel Switchi konsoolil mingit vana 80ndate NES-i või Famicomi või Super Nintendo mängu, aga sa ei saa seda endale päriselt, vaid sa saadki, et see saab olla su käes mingi aja. See on vist see piiratud aeg. Ja siis see võetakse ära sult. Et see ei ole isegi nii, et nii kaua, kuni sa liige oled, saad sa kõiki neid mänge mängida. Et sul ongi nagu piiratud aeg, tuleb see mäng, mängid seda mängu, tuleb järgmine mäng, mängid seda mängu, et ei ole nagu sellist, vist ma tean, et nendes konkureerivates online teenustes sa saad tasuta mänge
osad on vist niimoodi, et nad on nagu kogu selleks ajaks, kui sa seda platvormi kasutad, vist osad jagavad nagu kohe päriseks tasuta mänge, et noh, arvutil on väga tihti on mingid siuksed eriti fancy'd aled, kus saabki mingi vanema mängu lihtsalt tasuta, et tõmmata tähelepanu näiteks mingile teenusele, et täitsa levinud praktika ja ütleme, et 80-te rommide eest üldse raha küsida on natukene, noh, tänapäeval enam võib-olla kohatu nii ehk naa. Nojah, et selles mõttes NES Classic Edition on ju, see oli näiteks tore viis, kuidas pakendada mingeid vanu 80-ndate mänge, et anda mingisugune lisapõhjus inimestele selleks, et ikkagi käia välja raha, on ju. Ja mängida neid toredaid mänge oma Full HD telekal, kuhu oli varem väga keeruline seda vana konsooli ühendada. Jah, et no eks näis, mis kogu sellest online osast saab, ma ei ole sellesse nii tohutult ka süvenenud, mind ausalt öeldes huvitab ikkagi pigem rohkem, et milline see konsool välja näeb, kuidas ta nagu töötab ja mis mängud seal on ja praegu alustuseks küll ju, noh, see Zelda mäng ajab ikka küll elevile. Ma õudselt tahaks, et seda tuleks PC peale, aga ei tule kindlasti. Lihtsalt ma vaatasin neid videosid ja mõtlesin, et oi kui tore mul oleks seda oma arvutis mängida. Aga miks sa mõtlesid, et oi kui tore oleks seda arvutis mängida, miks sa ei tahaks seda proovida selle konsooli peal? Ma isegi väga hea meelega prooviksin, aga mul on siuke tunne, et noh, puhtalt see mäng, ainult selle mängu mängimiseks, ma ei ostaks tervet konsooli. Kui ma endale tulevikus ostaksin teleka ja ma peaksin valima ühe konsooli, on täitsa võimalik, et kui see konsool on edukas ja selle tuleb tulevikus rohkem väga huvitavaid mänge, et siis see minu üks konsool olekski Nintendo Switch, ma kujutan ette, see oleks täiesti mõistlik. Aga juba praegu on nagu näha nendes nii-öelda, küll ausalt öeldes nendes nii-öelda enne valmimist näidatud demodes ja mida said ka mängijad siis Nintendo üritusel proovida, on näha, et see Zelda tegelikult ei suuda sellel riistvallal päris korralikult joosta, et ta on selliseid kaadrisageduste jõnkumisi natuke, et see kaadrisagedus tõmbab seal ikkagi natuke allapoole selle, mis inimsilm hakkab nagu tähele panema ja kuidagi, noh, ütleme, üldiselt arvatakse, et ikkagi mängud võiksid joosta 60 kaadrit sekundis, et see on nagu hea, et on täiesti kindel, et Zelda ei jookse isegi seal 60 lähedal, et pigem on ta seal 30 lähedal, mida juba natuke kritiseeritakse ja paljud mängurid siis ütlesid ka, et ta tegelikult langes alla sellest veel päris oluliselt ja mitmel kohal. Ja noh, muidugi seda võib öelda praegu, et noh, see ei ole veel valmis, seda veel optimeeritakse, aga noh, miks siis antakse mängurite kätte seda mitte valmis versiooni, et noh, natuke tekitab igatahes, natuke tekitab hirmu, et see Zelda mäng tundus väga ilus ja väga äge, aga nüüd nagu tekibki see hirm, et kas see platvorm tegelikult ikkagi on piisavalt võimekas, et ka selliseid mänge välja vedada. Et noh, ma olen kindel, et see graafika ei ole kõige olulisem asi ja see ei peagi nii võimekas olema, kui need PlayStation ja Xboxid, see pole oluline. Oluline ikka see mängitavus. Aga kui nad ise loovad mänge, mis näevad võimsad ja ägedad välja, need ei suuda korralikult seal süsteemil ikkagi tegelikkuses joosta, siis see natukene küll tekitab selliseid muremõtteid, et mis seal siis tulevikus veel tulemas on. Sest ega ju mingeid kohe, kui see konsool välja tuleb, siis väga suurt mängude valikut ei ole. Nojah, et Nintendo ju saaks toetuda oma sellele back catalogile muidugi, mis on ju üüratu, aga iga uue konsooliga me ootame ju seda, et tuleks ikkagi nagu terve suur hulk mingeid värskeid mänge. Mario Kartist tuleb ju mingi nii-öelda remaster, et ei tulegi täiesti uut Mario Karti, mis on natukene kuidagi nukker. Okei, no nüüd sa veits teed mind nagu kurvemaks ja murelikumaks ise ka, aga samas ma ütlen sulle, et ma ei usu, et Nintendo nii hullult pange paneb, ma arvan, et nad olid nagu nii halvas seisus, et no nad pidid mõtlema asju nagu väga-väga täpselt nüüd läbi. Ja kui nüüd see Zelda Breath of the Wild, mis on ju nende nagu number 1 müügiargument alustuseks, kui see nüüd ei jookse nende uue konsooli peal, no come on, ma arvan, et see olekski nagu mingi Nintendo ajaloo suurim fopaa põhimõtteliselt, et nagu noh, et no nii ju siis ei saa ju. ei saa. Nintendo nii ei saa ju. Nintendo nii ei saa ju. Et ma kuidagi ei usu seda neist. Et saab siis näha, kui see nüüd märtsis müügile tuleb, mina igal juhul kogun raha, et alustuseks tuua koju saatan, ehk siis teler. Teler on saatan.
mina oleksin Kellel on juba saatan? teleri ostnud võib-olla vist, kui meil oleks siin kohta, kuhu seda panna, aga need ei ole ja võib-olla siis, kui teler on saatan, siis võib-olla ongi parem, ma ei tea. Jällegi oleneb sellest, vaata, mis on sinu see maailmavaade. Võib-olla see on väga tore, et saatan tuleb sulle koju. See kõik sõltub, sina oled vana metallimees, vaata. See ei ole sulle nagu nii mõistmatu kontsept tegelikult üldse, ma arvan. Robert Johnson ja nii-öelda üle maailm, või ütleme, võimatult head bluesimänguoskused või mis iganes, et rock'n'roll sai alguse saatanast. Või? No muidugi. Ristteel sai saatanaga sõlmitud leping, anti 3 tilka verd ja nii edasi. Ja nüüd me kõik kuulame, Spotify on lahti, mõnus kuulata saatana. Millal sa viimati kuulasid Robert Johnsonit? Ühes kohvikus mängis paar nädalat tagasi. Millal ma ei kuulanud Robert Johnsonit, ütle mulle. Millal ma ei kuulanud teda? Aga et siis sa nüüd mõtled, et aeg oleks siis saatan ka oma koju sisse lasta võimalusega mängida suurel ekraanil toredaid mänge. Jah, ja tegelikult kui niipidi sellele vaadata, et ma olen valmis saatanale ukse avama kodus selle nimel, et uut Nintendot proovida, siis no võib küll öelda, et ma olen väga lootusrikas selle uue konsooli osas, sest kui nad nüüd mind alt veavad, siis ma olen küll tige. Aga sul on varsti laps ju ka õiges vanuses, et temaga koos näiteks Nintendo mänge mängida. Ma ei tea, kas sa seda toredat Parental Controls videot nägid, kus siis demodi seda, et millised võimalused on vanematel piirata oma laste mänguvõimalusi. Ei, ma seda ei näinud, aga selle teemaga seoses mulle meenub kohe see hetk, mis juhtus paar nädalat tagasi kodus, kus mu 2-aastane tütar, nüüd 2,5-ne, võttis voodi pealt mu Nintendo 3DS-i, liikus sellega voodi ääre poole ja ma mõtlesin, ma proovin seekord nii, et ma ei ütle talle midagi ja siis ta lihtsalt viskas selle pauguga vastu maad ja vaat see oli nagu ränk. See oli ränk. Aga siis mulle meenus, et ma olen vaadanud mingeid videoid selle kohta, kuidas Nintendo DS-i disainides oli selle eestvedaja nagu üks peamiseid juhiseid see, et see peab olema masin, mis talub kukkumist, et inimesed hakkavad seda pillama ja siis ma lihtsalt nagu hoidsin nagu pöidlaid pihus, et palun, ma loodan, et see 3DS ka, et see kehtib ka selle puhul ja siis see läks edasi see ikkagi töötab. Aga no sükest asja, ega ma ütleme, üle 3 korra elus inimene ei suuda vaadata sellist vaatepilti. Jim, lapsed on oma loomult nagu teadlased. Nad katsetavad maailmaga, uurivad, vaatavad, mis juhtub. Nad viskavad midagi maha, lõhuvad asju, võtavad neid koost lahti, et näha, mis seal sees on, kuidas asi kukub, mis seal toimib. See on väga hea, et nad seda teevad. Ära keela oma lapsel maailma avastada. Ei, ega ma ei keelegi, et ma lihtsalt olen väga range selle osas, et kuidas ta võib seda 3DS-i puudutada. Aga ma olen talle näidanud selle Pokemoni mänge ja siis ta ongi nagu öeldud, et ta tahab Pokemone püüda vahele. Ja kusjuures Pokemoni uudised. Nii. Kui me alustasime selle podcasti tegemist, siis ma ütlesin sulle, et mul on Pokemon X pooleli olnud juba kuid ja ma tegin selle läbi mõned kuud tagasi. Ma lihtsalt ütlen, et kõigile, kes elasid kaasa mu Pokemoni ponnistustele, mu Pokemoni saagale isiklikule, siis ma võin öelda, et jah, umbes aasta ja 3 kuuga ma tegin läbi mängu Pokemon X, mis on kokkuvõttes minu arust üsna kehv, aga kuna ma ei suuda asju pooleli jätta, sest nad jäävad kripeldama, siis pidin selle lõpuni tegema. Kui keegi tahab saada seda mängu, siis võtke mugu ühendust, ma võin selle väga soodsalt müüa ära. See on siis Nintendo 3DS-i mäng. Ja veel siia ma pean ütlema, et siuke nagu pikk mängude mängimine pole minu puhul üldse imelik. Näiteks Final Fantasy 10 PlayStation 2 peal ma kokkuvõttes ei, mitte eelmine nädal, paar aastat tagasi, aga selle mängu alustamisest lõpetamiseni kulus vist 8 aastat. That's commitment, vaata. That's commitment. Ja mul ühesõnaga, et jah. Aga et Switch, jah, ühesõnaga ma usun, et jah, see Switch saab olema see konsool, mida mu tütar võib juba täitsa ka käes hoida, nii et ma ei saa südameataki kogu aeg. Ta ei loobi seda. Kuigi need jälle on need väikesed need puldid, millega peab vehkima ja loopima. Seda saab muidugi käe külge siduda. Jah, ma kuidagi tõmban, vaata nagu on need plastikust, need siuksed nipukad, nimetatakse neid. Ma isegi ei tea, mis seda päris nimi on, üllatav kohe. No nipukatega panen talle käte külge need puldid ja see ei kõla hästi. Ei kõla.
aga ma arvan, et te leiate ikkagi mingi lahenduse, see nagu Nintendo mängimise rõõm väikesele lapsele, ma arvan, kaalub selle üle. Et ma muidugi loodan, et sa ei pea neid pilte sealt telekaekraanist välja kookima mingi hetk. Ja ma loodan ka ja ikkagi ma arvan, et nagu puutuda kokku Nintendoga varajases eas, see on õnneliku lapsepõlve üks alustalasid ikkagi. Ja ma ei tea, mul oli sega. Tundub kahtlane, aga okei. Aseainena siis olgu, aktsepteerin. Aga võib-olla tänapäeval on juba, et tuleb kokku puutuda Xboxi või PlayStation, kui seal vist ei ole nii lapsesõbralikud mängud, et kui selle asemel, et värviga maailma värvida, siis seal sa värvid verega. Verega, jah. Vere ja zombide mädaga, mis on ka fine tegelikult. Ilus pilt. Aga jah, näis siis, kuidas sellega läheb. Mind ka huvitab, ma nagu ka Wii U puhul mulle meeldib see fakt, et sa saad temaga ka ütleme mitte teleka taga istuda, saad taga ringi liikuda ja nüüd juba nagu ka päriselt ringi liikuda, et saad katusele minna. Ma ütlen, Wii U puhul see oli siuke poolik lahendus, tegelikult see ei olnud hea, et kui ma tahtsin minna näiteks kõrvaltuppa mängima, siis ma juba see side katkes kuidagi seal nende uste ja seinte pärast ja see oli juba siuke. Kui konsool ikka silmanurgast ei näe, siis ilmselt mängida ei saa. Et päris nii ikka ei saa ja see Wii U puldi resolutsioon, nagu ma ütlen, et see oli ka ikkagi nagu pettumust valmistav. Nüüd on sellega nagu enam-vähem korras, et see 720p sellise väikese ekraani puhul on täitsa mõistlik. Vast on okei ja ütleme nii, et näed jällegi, et praegu me nagu, kuna meil ei ole ikkagi fakte, siis me nüüd juba pikemat aega jahume selle. 720p on fakt. No okei. Meil mõned faktid on, aga siiski jah, et kokkuvõttes, et kas Zelda hakkab jupsima või mitte, kas tuleb palju mänge või mitte, see on kõik tuleviku muusika, me peame seda praktikas ise nägema ja kogema, nii et mis me siin ikka jahume, et ühesõnaga, et minu tunded on taas üles soojendatud Nintendo suhtes ja ma hoian neile pöialt, ma pole kunagi neile mitte pöialt hoidnud, aga lihtsalt, et mulle tundub, et see Switch ikkagi on piisavalt imelik asi, et äkki see on mingisugune nagu uus algus nende jaoks. Ma nüüd loodan väga, ma enam ei ütle, et nad kindlasti vajuvad põhja. Ma tahtsin siia lõppu veel ühe teema võtta selles osas, et pärast seda, kui me alustasime popkulturistidega, on mitmeid podcast'e Eestis juurde tulnud, igasuguseid uusi podcast'e on ja loomulikult ma ei tahaks öelda, mul pole selle kohta mingeid tõendeid, et see on selle tõttu, et meie olime nii inspireerivad, et tõenäoliselt tihtilugu juhtubki nii, et mingiks asjaks on õige aeg ja hakkavad tulema, aga ma ikkagi ütlen, et ilmselt meie ikkagi inspireerisime siis väga paljusid inimesi ka podcast'e tegema. Teen siin väga üleolevat nägu, ärge võtke mind tõsiselt, aga näiteks just nüüd väga hiljuti, selle aasta alguses tekkis selline uus podcast juurde nagu Mõtteaine ja tegelikult see sama inimene, kes meie seda self-help teemat nagu sponsoreeris või tõstatas kommentaariga Jorgen, on siis üks selle saate või podcasti siis saatejuhte. Et täitsa siuke huvitav kuulamine, ma olen nüüd 2,5 osa läbi kuulanud, et nemad on võib-olla sellisel psühholoogia teemal natukene pädevamad inimesed rääkima, et see Jorgen ise, nagu ma aru saan, töötab psühholoogina või vähemalt on tal psühholoogi haridus ja ka samamoodi väga põnevad teemad. Nendel on mingi siuke huvitav segment nagu MMA minutid. Kas sa tead, mis asi on MMA? Ma tean, et see on üks maadlusvorm. Maadlus vist? Või mingisugune kaklusspordivorm. Et seal on nagu MMA minutid igas osas ja ma veel ei ole neid nagu üle hüpanud. Nad ütlesid esimese saate juures, et võib-olla see on nagu viis siis neid, keda üldse see teema ei huvita, nagu kuidagi natukene huvituma panna, aga kuna kaklussport mind nagu üldse kuidagi nagu ei puuduta või ta nagu, mul ei ole ta vastu midagi, mul ei ole ta poolt midagi, ta nagu ei registreeri mu ajus. Mul on tunne, et ma vist need nagu edaspidi kerin edasi, ma ei tea. Ma tunnen ennast nagu konfliktselt, kui ma nüüd seda edasi kerin, et äkki ma ikka peaks kuulama, äkki mind hakkab huvitama, aga ma ei usu. Sina ei ole kuulanud Mõtteaine podcasti? Ma ei ole veel jõudnud, aga ma jõuan selleni ja ma pean ka rõõmustama sinuga koos, ma olen sunnitud sinuga koos rõõmustama, et tõesti see podcasti tegemine on saanud sisse mingi väga hea uue hoo ja nagu ikka keeruline on hinnata nagu mis võis olla meie roll selles, ma arvan, et mingit rolli me ikka oleme selles mänginud, et kuidagi innustada mingeid inimesi võib-olla kiiremini tegutsema, kes on ka mõelnud juba pikemat aega podcasti tegemise peale, aga võib-olla lihtsalt lükkasid seda kogu aeg edasi, et
kui meie vaba mikrofoniga ühel päeval alustasime, popkulturistide vaba mikrofon juhtumisi lihtsalt sattus nii, et siis tundus, et me oleme kuidagi jubedad siuksed avangardistid või noh, selles mõttes, et no on ju, et oleme seal kuidagi nagu sammu võrra ees, aga tuleb välja, et me astusime sama sammu väga paljudega, kes väga lühikese aja jooksul samamoodi alustasid kõige sellega. Ega ülbe ei tasu olla, podcast on Eestis ju ammu tehtud, 10 aastat tehtud, aga kuidagi tundub, et praegu on nagu selline jälle mingi kõrgaeg või neid tuleb nagu juurde. Ja no lihtsalt nagu 10 aastat tagasi inimesed ei käinud ka ringi nutitelefonidega kõrvaklapid peas niimoodi, nagu nad praegu seda teevad, et praegu on see kuulamisharjumus on muutunud, et podcasti on väga mugav kuulata ükskõik kus ja ükskõik millal ja see on väga tervitatav. Ja teine asi, mis seostub podcastide tegemisega, on tegelikult seesama rahastusplatvorm Patreon, patreon.com, kus ka meie oleme ja kus meil on väga armsad toetajad. Tahtsin sellega seoses öelda esiteks, et inimesed proovige Patreoni, päriselt proovige seda, kui te tegelete millega iganes disainiga, teete lastele tantsulaagreid, noh, et tegelete programmeerimisega. Või olete üks meie podcasti kaaslastest, kes ka, eks ole. Et tehke katset, sest et kui meie liitusime Patreoniga, siis me olime küll valmis sinuga, Ivo, ju ka selleks, et noh, ainult meie elukaaslased võib-olla nagu viskavad nagu mingist haletsusest on ju mingi sümboolse eurokese sinna kübarasse. Mitte ainult valmis, ma lausa eeldasin seda. No vot, on ju. Ja neid inimesi oli rohkem ja tegelikult nüüd hiljuti me inspireerisime ka kusjuures ühte teatrit liituma Patreoniga. No vot, ma ei teadnud. Päris lahe ju. On küll väga lahe. See teater, millest ma räägin, on teater nimega MIM Studio, M-I-M Studio. Vaadake nende lehte Patreonis. Nad on väga värskelt selle platvormiga liitunud ja seal nad tutvustavad ennast väga põhjalikult, et kes nad on. Ka mina olen nende tegemistes kaasa löönud. Põhimõtteliselt see on selline nagu kunstnike, etenduskunstnike, aga ka programmeerijate, muusikute, videokunstnike grupeering, sõpruskond, kes teeb koos väga huvitavaid asju, alustades sellest, et nad teevad mingit imelikku eksperimentaalteatrit koos, lõpetades sellega, või miks lõpetada, jätkates sellega, et seal toimuvad mingid kummalised luuleüritused, kus arvutiprogrammi abil tegeletakse tekstiloomega, no ühesõnaga, et arvuti ise luuletab ja inimesed saavad seal üles astuda, ka mina olen seal üles astunud väikse luulekavaga. No, Tallinna kesklinnas Vabaduse väljaku ääres nad tegutsevad ühes keldris Kaarli puiestel, vist kui täpsem olla. Ja ühesõnaga, tuld tiibadesse MIM Studio. Mul on hea meel, et astusite selle sammu, sest et see on küll esimene teater Eestis, kes liitub Patreoniga. Ega Eestis neid, kes on sellega liitunud üldse on vist väga vähe. Ja Eestis on neid väga vähe. Kõige edukam on kusjuures Life of Boris. Ja. Väga ägedad videod, mulle väga meeldivad. Aga ma arvan küll, et nagu mida rohkem meid on seal, seda rohkem me ka levitame infot selle kohta, et selline platvorm üldse on olemas, et on olemas mingisugune alternatiiv, ütleme, hooandjale ja Kickstarterile näiteks. Ja seda tasub proovida. Ma arvan, et see on väga kihvt. Ma arvan, et me ei kaota sellest omavahel mitte midagi, kui me ütleme, et palun proovige ka, vaid just vastupidi, et mida teadlikumad on inimesed sellisest võimalusest, seda rohkem koondub sinna tähelepanu, seda rohkem avaneb võimalusi ja mine tea, võib-olla siis kunagi nii nagu Kickstarter andis hoo sisse hooandjale, on ju, siis võib-olla samamoodi toimub ka kohalikul tasandil mingisugune selline algatus. Ma olen kuulnud vist, et Patreoni laadset süsteemi pidi hooandja nagu täitsa kaaluma vist endale lisamast, nii et no võt, see oleks väga tark tegu. Ja samamoodi on ju tegelikult ka podcastidega, et see on väga-väga tore, et tuleb järjest rohkem neid juurde ja mida rohkem inimesed nendest teadlikud on, mida rohkem neid kuulatakse, seda suurem tõenäoliselt avastatakse teisi toredaid. Et ma vist siin saates polegi maininud, aga kui ma käisin külalisena Puhata ja mängida saates, siis ma rääkisin, et mulle väga meeldib kuulata ka sellist podcasti nagu Self-Made, mis on Pia
Pruunpuu tehtud selline podcast, seal on, keskendutakse siis sellistele edukatele naistele ja räägitakse nende lugusid, et siin viimane kord oli Aljona Eesmaa, et täitsa sihuke väga-väga tore saade, et mulle väga meeldis. Ja noh, muidugi globaalsed eestlased ka täitsa sihuke tase oma, et väga-väga sellised mõjusad ja head intervjuud. Täiesti nõus. Me olemegi jõudnud punkti, kus Eestis tehakse juba piisavalt palju ägedaid ja omanäolisi podcast'e, et lausa on tekkinud mingisugune valik ja ongi nii, et mõne puhul lausa nagu ootad seda järgmist osa. Et ma olengi subscriber, ma rõõmustan, kui mulle tuleb sinna podcast'i kuulamisprogrammi teade, et uus osa on üles laetud. Ühesõnaga, see on olukord, mida ei eksisteerinud aasta tagasi. Nii et see on väga-väga kihvt ja tehke ka. On võib-olla äge sõnum lõpetuseks. Tehke ka podcast'e või tehke midagi muud toredat, proovige Patreoni. Ühesõnaga, oluline on teha, mitte lõputult mõelda sellest, et võiks teha. Mina oleksin ka jäänud lõputult mõtlema, kui Ivo sa poleks öelnud, et hakkame tegema podcast'i ja sealt see ratas veerema läks, nii et see on nagu väga kihvt. Nii et kui sul on vaja tõuget lõpetada mõtlemine ja hakata tegutsema, siis siin see on. Me anname selle tõuke nüüd siin praegu. Jah, hakkake tegutsema. Hakka tööle. Võta klapid peast ja hakka tööle. Me räägime tõsiselt praegu. Äkki jäi ahi sisse. Kurat.